artiklit te kõik lugesite, eks. See mees pidi kodus päris peksa saama ja seda täiskujul seda artiklit seal Soomes ei tohtingi avaldada. Et noh, kõik ütlesid, et kui juhtub selline asi, nagu juhtus nagu Lätis ja meil, et noh, ühed siis ütlevad devalveerime. See on selles mõttes amoraalne, et me siis devalveerime kõik mis määraga, aga me paneme lajatame ju kõigil ühesuguse määra. Kõik tegid vigu, aga mõni tegi vähem, mõni tegi rohkem ja mõni võib-olla üldse ei tee. Nii et sellepärast ta ütlebki, et ja reaalsed kulukärped on, kui devalveerimine ei tule kõne alla või ei ole võimalik, siis peab tulema reaalsed kulukärped. Aga Soomes ei ole see võimalik. Ja Rootsis. Ja seepärast ongi, et Soome ametingud ja Rootsi ametingud loovad täna töökohti Eestis. Midagi ei ole teha. Ja ma arvan, et see on hea. Nii et põhimõtteliselt, et kes peaks siis mulle üldse palka maksma? Kaks võimalust põhimõtteliselt on. Mina ise võtan riski, see on riski võtmine. Samal ajal on see vastutuse äravõtmine, koormus äravõtmine nagu ühiskonnalt, eks. Et ma maksan vähemalt ise endale oma perekonna liikmetele, ise maksan oma palga. Mitte ei oota seda, et keegi teine kuskilt maksab mulle. Maailma suuremates firmades töötab 500 000 inimest. Paneme pereliikmed kokku, te mõelge, milline vastutus on nende mänedžerid ei pea toimuvate otsuste. Tagajärg on milline, eks. Miljonite inimeste ühes ettevõttes. Igapäevane leib laual. Okei, ja kui nüüd ise siis mis iganes, ei taha riski võtta, no siis peab see keegi teine olla. Ja kui keegi teine, siis on omakorda kaks võimalust, kas siis valitsus või mõni teine isik. See on, näete meie nüüd siis see puu, mis jaguneb. Meil on see rumalus, et Norras elatakse muidugi üle 80 on see keskmine, aga keskmine Eesti mees on ammu mulla all selleks ajaks. Aga no meil on see, Euroopa Liidus on see tööiga. ILO-s tegelikult rahvusvaheliselt on kuni 64. Meil on enam siis grubakavarjani 1 miljon. Eks? Ja see jaguneb, 350 000 on tööturult väljas. Kokku siin on viga see. Ma kogu aeg, vaata mul see üks laid läheb rändama, siis ta mõnes kohas ma parandan ära. Ma uurisin välja, ma ühte artikli jaoks oli vaja, ma pensioniametis küsisin. Et meil on siis 400 000 pensionäri sellest, siis need 300 000, kes arvatu peale siis nagu hammast kiristavad. Ja vaadake, kui me siit nüüd võtame, ega siis nendest aktiivsest rahvastikust ei ole, näed, 129 000 täna tahaks tööd teha, aga ei saa. Ja siin on ainult siis 560 000. Isegi kui siit pooled töötud tööle tagasi tulevad, siis jääb see koormus ikkagi 2 maksumaksjad või vähem ühe pensionäri kohta. Aga ülalpeetavaid on ju veel, eks ju, peale pensionäride. Et näete, avalikus sektoris 27 saab valitsuse käest palka ja 73 erasektorist. Ja siis ettevõtjaid, see muutub muidugi, suurusjärk on kindlasti sama, aga see ei ole kiiresti muutub kvartaalselt. 10 000 või rohkem luuakse uusi ja pannakse kinni iga kvart. On see palju või vähe ja üldse kas ettevõtjaks sünnitakse või saadakse või see on nagu lauluhääl. Minu isa ei tohi laulma lubada, see lõpeb halvasti. Superstari saatesse sinna, jaa. Nad ronivad küll, kes eile kavatsite seda saadet. Aga ma arvan, et kui ikka midagi on all, siis tasub treenida. Nii et ma arvan, et kirjandus väidab, kuskil 5% sünnib ettevõtlikeks. Nii et ma arvan, me oleme enam-vähem selle keskmise peal. See on üks slaid jälle, millest ma võiksin 2 tundi rääkida, aga siin on väga oluline, siin on väga olulised vead sees, miks Eestis esiteks suur osa tööjõust on vale haridusega, valede oskustega ja rääkimata sellest, et ta ei tea, kust raha tuleb see koolilõpetaja. Nii et Ameerikas ettevõtlusõppe algab tõepoolest lasteaiast. Meil lõpetab enamus gümnasiste, lõpetab nii ära. Ma tean siin, et ta on 19 aastat vana, 2/3 gümnaasiumides poole sõnagagi räägitud, kust raha tuleb. Minu 9-aastane teadis juba päris mitu aastat tagasi, kust ta tuleb. Kuidas siis siin raha ei ole? Iga poe ukse kõrval seina sees on üks masin ja sealt tema tuleb. Keskmine abiturient on värge solvuge. Keskmine on täpselt sama tark. Siis ta pelgab matemaatikat ja hakkab sikki-sakki metsa poole jooksma, kus kuuleb sõna matemaatika. Järgud tema jaoks tabud kohe keemia ja füüsika, infotehnoloogia, ärimeest ei saa kunagist, ta ei tea, kumb on akna pool, kumb ukse pool, aktiiv või passiva. Ja siis ta näeb, mis olid kõik populaarsed erialad, mida viidi Tartu Ülikooli õppima sel aastal eriala. Soome-ugri keeleteadus. Mul ei ole midagi emakeele vastu, kui koolis on 2 tähtsat ainet, siis on see matemaatika ja emakeel. Aga 140 keeleteadlast ühe aastaga
30 tükki läks semiootikat õppima. Meil on küll üle 3 aasta ühte vaja, aga meil nagu 30 tükki ühe korraga. Ja see ongi see, et see kreenis on siiapoole, siis oli avalik haldus oli väga popp vahepeal, siis hispaania keel. Mis need praktika noored teil näitavad? See näitab seda, et mida rohkem ma inimestega räägin, ei ole kombeks ummis jalu tormata kohe peale gümnaasiumi kuskile kooli edasi. Minu enda vanim tütar, ta oli väga tubli, ta lõpetas Treffneri bioloogia, keemia selle eriala ja siis 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi, 3,5 aastat, 4 aastat tagasi tuleb minu juurde, ütleb, et paks, kuule, ma tahan ülikooli minna. Ma ütlesin, miks sa tahad? Teised kõik lähevad. No tavai, mine siis. No jah, ma sellepärast tulingi, et ma ei oska, mida ma peaksin minema. Ma ütlesin, et siis ma ütlesin, tubli, ära minegi, kui ei oska, ära mine. Siis ütlesid, oi Ameerikas lapsi korjal Norras maasikaid või tõsta neegrilastel Aafrikas päästarme koosseisus seal kulbiga suhtes. Pane kõigepealt õppis ennast tundma. Ma ütlesin talle mine keemiat. Ise lõpetas keemiat aru sellest. Keemia on nõme. Tule taevas appi, eks. Ta võis minu ajal nõme olla. Sattusid kas õpetajaks, siis oli 5 aasta pärast närvid krussis, palun kõik pedagoogid andeks juba ette. Või siis kallasid katseklaasis, ühest katseklaasis teise terve elu ajaks, et paksul rasvani juuksed, paksul prilliklaasid ja muidu kallad. Ja ta ei saa üldse aru, et keemia koos infotehnoloogia arstiteadusega maailma kõige seksikam eriala ja majandusharu ja teadusharu üldse, kus põnevaks läheb ja kus on nii palju raha saab olema. See on see häda. Ja muidugi, kui ta siis on nii tubli, siis nüüd suvel tehti ju uuring riigi ülikoolide, kõrgkoolide õppekavades. 2/3 lõpeta saab ka bakalaureuse kraadi, nii et ta ei tea, kust raha tuleb. Siis on meil üks selline bakalaureuse, meil üks tööturule siseneb see. Mitte midagi endiselt ei oska. Erialaaineteni pole ju jõutud, sellepärast need on alles siin enamus ei satu. Ei tea, kust raha tuleb, omast arust muidugi miljonit väär. Ja siis ongi, kui ta veel on nüüd nii tubli, et ta läheb otsega magistratuuri ja ei ole kordagi vaja näppu ta kotiseks teha. Noh, siis on see lihtsalt mingi sisutühi teoreetiline targutus, millega ta siin lõpetab. Siin on mingi tühipaljas referaat 15 lehekülge, kõik selle saadakse bakalaureusega. Nii et näete, see on nüüd vana joonis, aga teadusartiklist ja ma ei olegi leidnud uuemat praegu. Paljudele siis valitsuspalka maksab. Näete, Eestis oli täna siis 27%, eks, mis on palju. Vaadake. Soomlastele, rootslastele ja taanlastele meeldib valitsusest palka saada. Kui ühtedele maksab valitsus ikka ligi 1/3 inimestele palka ja teistel on 15 ja mõned saavad alla 10% hakkama, siis need peavad olema väga erinevad ühiskonnad. Need peavad olema väga erinevad ühiskonnad. Ja kui nüüd sotse kuulata, siis nad peaksid need 129 000 töötut ka kohe tööle võtma, eks. Noh, siis me saaksime siis 40% hõivest oleks meil, ma pakun siis selle järel avalikus sektoris. Näete, see on, kuidas valitsused üle kätte läksid, eks. No ma ütlen, et 100 aastat tagasi tuntud sõna pension. Enne esimest maailmasta Ameerikas jooksis eelarvest läbi 2% SKP-st. 2%. Valitsuse roll majanduses sai olla vägagi proportsioonis selle 2%. No siin Saksamaa-Prantsusmaa valmistasid juba sõjaks, eks. Noh, siin on natsionaalsotsialistid, riigikapitalismi teoorias. Siin on telkom, ajatelma siin katkine, et 45 ja siin on 83. Rootslased jõudsid ühel hetkel selleni, et 70% jooksis eelarvest läbi SKP-st. See on totaalne mitteusaldamine. Rootslased ise, see on ju kokkuleppe küsimuseks. Me ei usalda ise ennast, ma annan 70% ära, et siis valitsus toimetaks minu rahaga ja pakuks mulle siis teenuseid. See ongi sotside eesmärk. No, aga vaadake, mis nad nüüd teevad, et nad kõrvetasid tegelikult ju näpud ära. See on trend. Ainukene, kes siin vastuvool ujub viimased 20 aastat on Jaapan. Ja see muidugi õnnetus. Jaapan ei ole siiamaani mudast välja saanud. Nii et, aga näete jah, no need peavad olema väga erinevad ühiskonnad.